Kommunism on jälle muutumas populaarseks. Mitte muidugi sellisel kujul, nagu seda mäletavad inimesed, kes pidid elama tühjade poeriiulite, parteilise kontrolli, salapolitsei ja nii-öelda pideva puuduse keskel. Uue põlvkonna kommunism on puhtam, esteetilisem ja palju parema brändinguga. See räägib võrdsusest, turvalisusest, tasuta haridusest, kindlast töökohast, inimväärsest elust, maailmast, kus keegi ei pea kartma, et jääb haigeks, kaotab töö või ei suuda eluaseme eest maksta. Ja kui vaadata tänapäeva kõrgeid hindu, ebakindlust, maailma võlga, riigivõlga ja korporatiivse võimu kasvu, siis ei ole raske mõista, miks selline lubadus noortele meeldib. Probleem on selles, et nad ei kohtu enam kommunismiga läbi selle ajaloolise tegelikkuse, nad kohtuvad sellega internetis. Nad ei näe süsteemi, mis päriselt eksisteeris. Nad näevad ideed. Ja ideed on peaaegu alati ilusad, palju ilusamad kui mehhanismid, millega neid ellu viiakse. Kõigepealt on lubadus ja siis on mehhanism. Kommunismi ametlik lubadus on lihtne. Ühiskond muutub võrdsemaks, erahuvi asendatakse ühise hüvega, tootmine ei teeni enam omanike kasumit, vaid inimeste vajadusi. Keegi ei saa teie töö arvelt rikkaks. Paberil on see muidugi kõik väga ilus, aga vaatame, mida see nagu päris elus tähendab. Eraomand ja eraettevõtlus kaotatakse, peab keegi otsustama, kellele kuulub tehas, maa, töökoda, tööriist või kaup. Kui inimene ei taha oma vara ära anda, tuleb teda sundida. Kui ta hakkab vastu, tuleb teda karistada. Kui vastuhakk muutub suuremaks, on vaja politseid, seadusi, jälgimist ja lõpuks jõudu, mida rakendatakse nii-öelda eelmise omaniku vastu. Seega süsteem, mis lubab kaotada hierarhia, peab kõigepealt looma erakordselt võimsa keskse hierarhia. Väike grupp saab õiguse võtta vara, jagada töökohti, määrata hindu, kontrollida tootmist ja otsustada, kes kui palju saab. Ja siin tekib esimene väga lihtne küsimus. Mis garanteerib, et inimesed, kellele antakse õigus kõigilt kõik ära võtta, jagavad selle hiljem ausalt tagasi. Kommunismi teooria vastab sellele moraalse lootusega. Ajalugu vastab natukese konkreetsemalt. No räägime. Kommunism ei kontrollinud ainult suuri ettevõtteid. Ta kontrollis inimese õigust oma tööd vabalt müüa. Täna tundub normaalne, et aitad naabril aia ära värvida ja saad selle eest tasu. See võib olla rahaline tasu, see võib ka olla näiteks see, et ta lihtsalt teeb sulle õhtusöögi. Kas välja või näiteks kutsub enda poole süü. Erinevad moodi. Või parandad näiteks nädalavahetusel autot. Mängid pulmas muusikat, liidad muru, teed mõned väikesed tööotsa, mis on praegu eriti populaarne. Kommunistlikus süsteemis pigem oli see kõik keelatud. Mitte sellepärast, et töö ise oleks kahjulik, vaid sellepärast, et see toimus väljaspool riigi kontrolli. Kui tahtsid olla maaler, seinu maalida, pidid töötama riiklikult heaks kiidetud organisatsioonis. Kui keegi tahtis oma aeda värvida, ei saanud ta lihtsalt mingi kõrvalise naabriga kokku leppida. Ta pidi pöörduma või sina pidid pöörduma süsteemi poole. Riik otsustas, kes töö teeb, millal ta seda teeb ja kui palju selle eest makstakse. Inimese töövõime ei kuulunud täielikult inimesele endale. See kuulus riigile. Mõnes kommunistlikus riigis võis politsei päevasel ajal tänaval kõndivalt inimesed küsida, miks ta tööle ei ole. Kui inimene ei olnud ametlikult tööle määratud, võis süsteem talle töökoha leida. Leida kõlab siin muidugi peaaegu nagu heategevusena. Praktikas võis see tähendada, et inimene viidi tehasesse ja öeldi, et nüüd töötab ta seal. Tema oskused, soovid ja sobivus olid kõrvalised. Ei olnud eriti tähtsad.
peamine oli, et tal oleks töö süsteemi sees. Kommunistlik täistööhõive ei tähenda tingimata, et kõik tegid vajalikku või kasulikku tööd. Vahel loodi töökohti lihtsalt selleks, et saaks öelda, et töötust ei ole. Inimene istus kohal, palk jooksis, töö väärtus oli juba vähem olulisem. Ametlikult oli kõik kontrolli all. Mis tavaliselt tähendab, eriti veel kommunistlikus süsteemis, et keegi oli koostanud väga ilusa aruande, kuidas kommunism õitseb ja rahvas on rõõmus. Turumajanduses on omaniku, töötaja ja kliendi vahel vähemalt mingi seos. Kui ettevõte teeb halbu otsuseid, kaotab ta raha. Kui klienti halvasti koheldakse, võib ta minna konkurendi juurde. Kui toodang on kehv, jääb see müümata. Loogiline, normaalne. Ei muuda eraettevõtja automaatselt ausaks või targaks. Aga otsuse ja tagajärje vahel on vähemalt nii-öelda nähtav side. Plaanipõhises riigiettevõttes muutub see side aga väga nõrgaks ja põhimõtteliselt kaob ära. Juht ei ole ettevõtte omanik. Tema sissetulek ei pruugi sõltuda sellest, kas klient on rahul. Töötaja teab, et ettevõte ei lähe tänapäeva mõistes pankrotti. Vajadusel maksab kahjumi kinni riik. Aga see oli väga ilus. Aga jah. Aga ma ütlesin, kui keegi midagi tehasest koju võib mõtteviis olla lihtne. Ega ta minu tagant varasta. Klient ei ole enam eriti oluline, sest tema ei maksa sinu palka, riik maksab. Tulemuseks ei ole tingimata solidaarsus. Sageli on tulemuseks hoolimatus, raiskimine, kehv teenindus ja nappus. Kui kõik kuulub kõigile, ei tunne lõpuks keegi, et tema ostatav. Sama probleemi võib näha ka palju väiksemas ja peaaegu koomilises mõtkavas. Üks antikapitalistlik kohvik Kanadas, minu meelest oli, pakkus klientidele võimalust maksta kohvi eest nii palju, kui nad ise õigeks pidasid. Mõte oli, et inimesed käituvad solidaarselt. Nad maksavad õiglase hinna, sest ei taha kogukonda ära kasutada. Mõni maksab isegi rohkem, sest toetab ettevõtte ideoloogiat. Selline mudel töötab seni, kuni peaaegu kõik osalejad jagavad samu moraalseid eeldusi. Aga majandus ei koosne ainult inimestest, kes mõtlevad nagu antud omanik. Mõni maksab vähem, sest tal ei ole raha, mõni maksab vähem, sest arvab, et ettevõtted küsivad niigi liiga palju. Mõni ei maksa midagi, sest süsteem seda lubab. Mõni kasutab tasuta ruume ja teenuseid ega tunne selle pärast mingit erilist süüd. Samal ajal ei küsi elektrifirma omanikult, kui palju tal endal oleks nagu mugav maksta elektrist, mis kohvik tarbis. Üürileandja ei võta vastu ideoloogilist solidaarsust. Kohvioad, palgad, seadmed, remont ja maksud tahavad päris raha. Nagu sellist asjadega tihti juhtub, kohtus idee ühel hetkel päris eluga. Kohvik läks pankrotti. Ja siin tuleb ideoloogiliselt kõige huvitavam osa. Kas järeldus oli, et ärimudel ei töötanud? Ei, süüdi olid kapitalism, rikkad, pärilik ebavõrdsus, riik ja ühiskond, mis polnud eksperimendi vääriline. Kui projekt õnnestub, tõestab see ideoloogia õigust. Kui projekt ebaõnnestub, tõestab see süsteemi pahatahtlikkust. Sellist teooriat on üsna raske ümber lükata, sest ta ei aktsepteeri tulemust, mis võiks tema enda eeldusi kahtluse alla seada. Üks huvitav tähelepanek kommunistide ja ütleme niimoodi vasakpoolse poliitilise ideoloogia osas on see, et nad räägivad võrdsusest. Nad ei räägi vaesuse leevendamisest või vaesuse kas või eemaldamisest.
nende põhide ees on alati võrdsus. Ja siis ongi küsimus ja igavene võitlus, kuidas täpselt defineerida võrdsust. Millised on need näitajad? Ja selle üle saab elu lõpuni vaielda, maailma lõpuni, universumi külmumiseni. Võib võrdsust taga ajada. Meil oli isegi Tõde ja õigus kirjutatud võrdsuse võrdsuse ja õigluse osas. Aga jah, lähme edasi. Kommunistliku majanduse probleem ei ole ainult inimeste laiskus või ahnus. Probleem on ka teadmistes. Majandus koosneb miljonitest väikestest otsustest, mida inimesed tahavad, kui palju, millal, millises piirkonnas, millise kvaliteediga, milline materjal näiteks on puuduses. No, see võib olla ehitusmaterjal, see võib olla mingi kemikaal, elektroonika, ükskõik. Milline lahendus töötab koha peal kõige paremini. See on ka väga erinev vastavalt piirkonnale, vastavalt riigile, regioonile. Kõik nii-öelda lahendused ei tööta. Tuleb arvestada kohalikke olusid. Ilm, inimesed, muud võimalused, kui palju raha on inimeste piirkonnas ja nii edasi, nii edasi. Ükski keskne ametkond ei suuda kogu seda infot õigel ajal koguda ja mõistlikult töödelda. Ja siin tuleb appi meile tehisintellekt. Ärge muretsege, oled kommunistid. Varsti meil tuleb nii-öelda AI tehisintellekti buum. Lükkame kõik asjad intellekti, hakkame kõik jälgima ja las tehisintellekt meile tekitab nii-öelda meie utoopilise kommunismi. Ja siis me saame kõik õnnelikult tunda. Aga jah, lähme edasi. Igaks juhuks mainin, tehisintellekt ei päästa teid. Igaks juhuks mainin, mõni inimene ei saa naljast aru. Või irooniast. Aga ükski keskne ametkond ei suuda kogu seda infot nagu mõistlikult töödelda. Õige aja jooksul ja mõistlikult. Põllumees tunneb oma maad. Töökoja omanik tunneb oma kliendida. Väikeettevõtja näeb kiiresti, milline kaup liigub ja milline jääb riiulile. Planeerija näeb aruandeid ja aruanne näitab sageli seda, mida aruande tellija soovib näha. Hea näide on Hiina kampaania varblaste vastu. Üks parimatest ajaloolistest näidetest, mis meil on kommunismi osas. Neid on veel palju, aga see on üks. Loogika tundus lihtne. Varblased söövad vilja, seega tuleb neid vähemaks võtta. Aga varblased sõid ka putukad. Kui varblasi vähemaks jäi, suurenes kahjurite hulk ja põllumajanduslik olukord halvenes. Üks muutuja eemaldati, terve süsteem reageeris. See ongi keskplaneerimise probleem. Ühiskond ja majandus ei ole masin, kus keerad ühte nuppu ja kõik muu jääb paigale. Aga eksperdid on alati kiusatus arvata, et just tema oskab seda nuppu keerata. Paar näidet veel kommunismi osas. Ma ei mäleta, kas see oli Rumeenias või vist oli Rumeenias siis, kui neil oli see diktaator kommunistlik. Arendati, propageeriti kommunistlikku teadust. Ehk siis teadus kasutati selle jaoks, et seletada maailma läbi kommunistliku ideoloogia. Toon näite. Neil oli mõte planeerijal või sellel kommunistlikul teadlasel, et kui vilja istutada üksteisele lähemale, kui seda teeb talumees, kes on põlvest põlve omamoodi istutanud, valesti istutanud. Kui ta lähtuks kommunistlikust maailmast ja istutaks vilja lähemale, siis vili kui hea kommunistlik, ma ei tea, ideoloogiline, ma ei tea, järgija, mida iganes. Ühesõnaga, arvati, et kommunism esineb ka looduses ja et kui vilja istutada üksteisele lähemale, siis nad hakkavad jagama üksteisega mineraale ja makroelemente, mis on mullast. Ehk siis nad kasvavad paremini. Lõpptulemuseks oli väike nälg, ütleme niimoodi, kus
pool Viljalist suri ära. Ühesõnaga, seal oli ka see, et tema naine Jelena Tšešesko oli põhimõtteliselt tegeles pseudoteadusega. Ja olid nad kahekesi üks paras paar, kes ajas rahva niivõrd vahale, et rahvas põhimõtteliselt hukkas nad mõlemad. Tavaliselt naisterahvaid ei hukata, aga see naine oli väga kehv inimene. Võite ise vaadata. Aga see on jällegi üks väga hea näide nii-öelda sellest kommunismi mõjust. Õigemini mitte kommunismi, vaid ideoloogia, siis kui ideoloogia saab kokku päris eluga. Veel üks parim näide, mis meil on kommunismi osas, on vist oli Aarali meri. Meie ilus Aarali meri, mis siis sisuliselt kuivatati ära jällegi tänu mingisugusele kommunistlikule teadusele. Aga jah, ühesõnaga rajati hästi palju kuivatuskanaleid ja põhimõtteliselt kuivatati lihtsalt ära. Aga lähme tagasi meie ilusa teema juurde. Nii. Räägime ekspertidest ja nii-öelda intellektuaalidest. Kommunistlik mõte on olnud ka atraktiivne osadele nii-öelda intellektuaalidele. Põhjus on üsna arusaadav. Süsteem lubab, et ühiskonda hakkavad juhtima need, kes väidetavalt mõistavad tervikut. Teadlased, planeerijad, ametnikud, nõustajad ja ideoloogid. Väga vähesed neist kujutavad ennast ette nii-öelda tehases käske täitmas, ütleme niimoodi, mutreid kokku ajades. Need intellektuaalid, kellel kommunismi idee meeldib, kujutavad ennast ette komiteedes, mis otsustab, kuhu teised inimesed tehasse tööle lähevad. Ja see on väga oluline erinevus. Kommunism lubas klassid kaotada, kuid tekitas uue klassi, partei liikmed, ametnikud ja süsteemile lojaalsed inimesed said ligipääsu parematele töökohtadele, korteritele, kaupadele ja teenustele. Tavainimese jaoks võis midagi olla nii-öelda defitsiitne, aga õige kontaktiga inimese jaoks leidus see siiski nii-öelda mingis tagaruumis. Vana eliit eemaldati, selle asemel tuli uus. Nagu alati, nimi oli uus, mehhanism oli vana. Ja nii-öelda nõukaaegse kommunismi selle poliitpartei või? Sarnasusi on näha ka Euroopa Komisjonis. Poliitbüroo. Sarnasusi on näha ka nii-öelda seal komisjonis. Vaadake erinevaid YouTuberid, kes käivad komisjonides ja muudes nendes tähtsamates hoonetes. Vaadake, missugused on seal nii-öelda füüsilised töökohad, missugused kohvikutes nad käivad seal, missugust toitu neil pakutakse, mis hinna eest seda pakutakse. Ja siis saab täitsa aru, miks kõik tahavad sinna minna. Mitte selle jaoks, et maailma parandada. Muidugi. Aga selle jaoks, et seal on paremad võimalused. Seal on mugav elada. Seal on tutvused. Ja kõik muu. Ja. Mis oli ka kommunistliku partei nii-öelda partei liidi käsutuses. Aga jah. Piirid kommunistlike riikidel on ka väga huvitav nähtus. Et kommunistlike riikide piirid olid sageli väga hästi valvatud. Aga nende peamine eesmärk ei olnud nii-öelda alati vaenlasi väljas hoida. Need pidid takistama oma inimestel lahkumast. See on üks selgemaid hinnanguid, mida süsteemile üldse saab anda. Kui riik väidab, et on loonud tööliste paradiisi, kuid peab töölisi relvastatud valvuritega selles paradiisi sees hoidma, siis võib-olla ei ole probleem ainult nii-öelda vaenulikus propagandas. Tugev piir, mis hoorab võõraid väljas, tähistab territooriumi. Tugev piir, mis hoiab oma inimesed sees, meenutab vanglamüüri.
kommunism ei tahtnud kontrollida ainult tööd, tootmist ja vara. Ta tahtis kontrollida ka inimese moraalset ja vaimset maailma. Osades, kuidas ma ütlen nende Nõukogude Liidu riikides, ütleme niimoodi, või siis Nõukogude okupatsiooni all olevates riikides, kuidas keegi soovib, kuidas keegi mäletab või kuidas keegi nii-öelda nostalgiliselt meenutab. Igal ühel oma tõde. Ühesõnaga, osades riikides, mis olid nõukaajal, Nõukogude võimu all, ei olnud nagu religioon nagu alati täielikult keelatud. Osades oli, osades ei olnud. Tavainimene võis kirikus käia, aga sellele vaadati halvasti. Näiteks jõulude ajal olid kiriku ukse ees nii-öelda, ma ei taha öelda päris KGB, aga julgeoleku struktuuride töötajad, kes tegid nimekirja inimestest, kes käisid kirikus ka pühade ajal. Kui näiteks soovisid teha karjääri parteis, kohtusüsteemis või riigiaparaadis, muutus avalik religioossus probleemiks. Ehk siis olid sa tavaline inimene, nii kaua kuni sa käisid kirikus, sa olid küll nimekirjas, aga nii kaua kuni sa ei avaldanud oma meelt ja lihtsalt hoidsid pea all, tegid oma tööd, siis põhimõtteliselt sind ei puudutatud. Aga kohe, kui sa soovisid nagu karjääri teha, siis jah, muutus religioossus probleemiks. Usk oli ametliku ideoloogia silmis nii-öelda mineviku jäänuk. Midagi, mis pidi progressi ja teaduse arenedes kaduma. Paljud inimesed hakkasid oma usku praktiseerima kodus ja vaikselt. Usaldust vähendas teadmine, et osa vaimulikke tegi julgeolekuteenistustega koostööd. Inimene võis minna pihile ja avastas hiljem, et tema poliitilised arvamused olid jõudnud toimikusse. Selline süsteem ei pea kõiki vangistama. Piisab sellest, kui inimesed ei tea, keda võib usaldada. Kõige tõhusam ideoloogiline kontroll algab siis, kui inimesed hakkavad üksteist valvama ja umbusaldama. Mis veel? Ma olen oma videodes hästi palju kasutanud sõna nagu keel. Et kuidas teistega rääkida, et missugune keel tuleb võimult, missugune keel tuleb ajakirjanduselt, missugune keel tuleb nii-öelda erinevatelt poliitilistelt ideoloogiatelt. Ka kommunistlikul süsteemil oli nii-öelda oma erinev kõneviis. Et osades kohtades nimetati seda nii-öelda kuidas ma ütlen? Põhimõtteliselt keeleks, mis oli üpris paindumatu. Mul ei ole praegu head väljendid meeles. See oli ametlik, jäik, korduv, aga sisult sageli tühi. Kõnedes kasutati nagu samu väljendeid, samu tiitleid ja samu loosingeid. Otsus ei kirjeldatud tavalise otsusena. See oli alati kas mingi ajalooline samm või töörahva või progressi uus etapp. Keele eesmärk ei olnud selgitada. Keele eesmärk oli näidata lojaalsust. Kui kasutad õiget sõnu, kuulusid siseringi. Kui rääkisid liiga lihtsalt või küsisid liiga konkreetse küsimuse või võisid näidata kahtlane. Kontrollides sõnavara, piirad ka seda, kuidas inimesed saavad probleemi kirjeldada. Kui kõik institutsioonid kasutavad samu fraase, tekib näiline konsensus. Kui kõik justkui nagu usuvad. Tegelikkus teavad palju lihtsalt, millised laused nagu on turvaline korda. 2 hea näidet, mis ma olen oma videodes ka rääkinud. Üks on see woke ideoloogia, kes kasutab neid eessõnu he, him, her, she, see, me ja nii edasi. Teine on ka Ukraina ja Vene sõja kirjeldus. Alati kirjeldatakse seda issand jumal.
Venemaa agressiivset seadusvastast sissetungi või rünnatud midagi sarnast. Russian unprovoked aggression. Jah, ühesõnaga kasutatakse kogu aeg konkreetset terminoloogiat. Siin Euroopas on sama, Euroopa Komisjoni, Euroopa poliitikute poolt unprovoked and unjustified military aggression. Point on selles, et kui nad seda 1-2 korda ütlevad, siis on okei. Aga kui nad kordavad kogu aeg seda, siis tekib imelik küsimus, miks? Miks on ilmselgelt, et mõjutada moraalselt. Sest sisuliselt tegu on sõjaga. Venemaa ründas ja alustas sõjategevust Ukraina vastu. De jure, te võite ükskõik mida selle kohta rääkida. De facto on see on sõda. Täiemahuline sõda, mis seal olid igasugused huvitavad sõnad. Provotseerimata ja põhjendamata sõjaline agressioon. Ja nagu ma siin praegu videos räägin, kommunistlikus süsteemis oli täpselt sama asi. Kasutati konkreetset sõnavara, et kontrollida. Sest kõik, kes räägivad vastu sellele lausele, sellele kirjeldusele, provotseerimata ja põhjendamata sõjaline agressioon. Kõik, kes midagi selle vastu ütlevad, on kohe putinistid või siis soovivad Ukraina kaotust või siis on demokraatia vastu või siis tahavad Euroopa langust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Peate aru saama, et erinevused. Üks on see, et teid moraalselt suunatakse millegi jaoks või millegi poole. Teine asi on see, et Venemaa on kogu oma ajalugu sõdinud naabritega. See on täiesti normaalne olek Venemaa jaoks. Russian minu meelest tal isegi viimasel ajal on see umbes, et iga 8 aasta tagant on Venemaal mingisugune uus pealetung või mingisugune uus rahutuste mahasurumine või mingi uus jura, kus on näha, et Vene sõdurid seal jälle kuskil naabririigis midagi teevad. Nii, mis meil siin on viimased asjad? Vene Föderatsioon 91. aastast. Gruusia, Osseetia, Abhaasias, Transnistrias, see on see Moldova osa, mis oli. Mis meil on siis? Tadžikistanis, esimene Tšetšenia sõda, Dagestanis, teine Tšetšenia sõda. 2008 aasta olin kaitseväes. Uudistes nägime, kuidas Venemaa tungis Gruusiasse. See oli natuke pingeline aeg, millal olla kaitseväes, aga mis meil veel on? Insurgency in North Caucasus. Ja 14 hakkas siis see Ukraina värk. Ühesõnaga, see on täiesti normaalne, Malis sõdivad ka veel. Burkina Fasos oli veel midagi neil. Siin ei ole ka kõik muidugi, sest see on Wikipedia. Kõik täidavad nii nagu tahavad. Aga sisuliselt, mis ma tahan öelda? Kontrollides sõnavara saab piirata seda, kuidas inimesed saavad seda mingit probleemi või mingit asja kirjeldada. Ja kui, ma kordan uuesti lihtsalt seda, kui kõik institutsioonid kasutavad samu fraase, tekib näiline konsensus. Kõik justkui usuvad, aga tegelikult kõik teavad, mida on turvaline kord. Nii, räägime kommunismist edasi. Noored, kes romantiseerivad kommunismi, ei unista tavaliselt nagu sellest salapolitseist, sundtööst või piirikontrollist. Nad unistavad turvalisusest.
Nad näevad neid hetkel olevaid kõrgeid eluaseme hindu, ebakindlat tööturgu, võlgu, inflatsiooni, korporatiivset võimu. Mis meil veel on? Sisuliselt avalike teenuste kvaliteedi langemine, järjekorrad pikad arstide juures ja teenuste juurde ja nii edasi. Kui nad käivad erinevates seal kommunistlike nii-öelda nendes loengutes, kus seal, mitte loengutes, aga huvigruppides, tugigruppides, kes positiivselt räägivad kommunismist, siis neile räägitakse seal tasuta haridusest, tasuta meditsiinist, kindlast töökohast ja võrdsusest. Palju vähem räägitakse sellest, millist võimu oli nende lubaduste täitmiseks vaja. Ajalooline mälu nii-öelda hajub. Vahetud, ehk siis tunnistajad vananevad. Ehk siis need inimesed, kes reaalselt elasid kommunismi ajal. Kui te tahate teada, kuidas kommunism minu meelest elab, siis minu meelest on praegu hea vaadata Kuuba. On vist sotsialism. Minu meelest mingisugune populaarne YouTuber käis ka Kuubal hiljuti. Ja need ongi vist need 2 tükki. Et kui te soovite näha nii-öelda, kuidas sotsialism tänapäeval toimub, siis on jah, need Eddie Ceballos peaks olema ja Nick Shirley. Nick Shirley't olete juba kuulnud. Ta oli see, kes käis seal Ameerikas Minnesotas neid scam pettusi avalikustamas. Aga jah. Et ajalooline mälu halveneb, sest inimesed, kes elasid sotsialismi ajal, kommunismi ajal, on vanad või juba tegelikult surnud vanadusse. Ja lugudest saavad nii-öelda ebamäärased mälestused. Ja mälestustest saavad meemid. Ja siis tuleb uus põlvkond, kes ütleb, et eelmine kord ei olnud tegemist päris kommunismiga. Ja nüüd, kui nemad tulevad võimule, siis nad teevad päris kommunismi. Ja see on muidugi väga mugav kaitse. Kui süsteem ebaõnnestub, ei tõesta see midagi, sest utoopia jäi nii-öelda saabumata. Aga ideoloogiat ei saa hinnata ainult selle järgi, millist lõpptulemust ta lubab. Seda tuleb hinnata ka meetodite järgi, mida ta eesmärgi saavutamiseks kasutab. Nõukogude süsteem ei saavutanud klassideta külluse ühiskonda. Küll aga rakendas ta eraettevõtluse kaotamist, riikliku tootmiskontrolli, keskplaneerimist ja sõltumatu majandustegevuse piiramist. Öelda, et see polnud päris kommunism, sest lubatud tulemus ei saavutamata, on sisuliselt öelda, et eksperiment ei toimunud, kuna tulemus oli vale. Mõnes Euroopa riigis on tekkinud soov piirata või kriminaliseerida kommunistliku ideoloogia propageerimist. Mõte on arusaadav. Kommunism põhjustas tohutult kannatusi. Miks peaks ühiskond lubama selle sümbolite ja ideede ülistamist? Probleem on selles, et keelamine ei pruugi seda ideoloogiat tappa või üldse mingisugust ideoloogiat. Ta võib muuta selle põnevaks, kui mingi idee on nii ohtlik, et valitsus kardab isegi selle raamatuid ja sümboleid, tekib noorel inimesel üsna loomulik küsimus, mida meie eest tahetakse varjata. Keelatud ideoloogia saab nii-öelda mässulise aura. Ta muutub nii-öelda ohtlikuks, keelatuks, keelatud viljandid ja magusad. Ja nii saab ka tekitada märtrit. Ehk siis keegi hakkab seal mingit keelatud ideoloogiat levitama. Siis tuleb valitsus, paneb ta vangi ja ongi sul märter olemas. Lisaks hakkavad poliitilised mõisted ajas laienema. Alguses keelatakse selgelt määratletud totalitaarne liikumine. Hiljem avastatakse kommuniste ametiühingutes, opositsioonis, meedias ja kõigis nende seas, kes valitsevale erakonnale ebamugavaks muutuvad. See ei ole eriline kommunismi vastane probleem. Sama toimub fašismiga, ekstremismiga, desinformatsiooni ja vihakõne mõistetega. Nad vaikselt laienevad selle jaoks, et oma poliitilist opositsiooni saaks eemaldada.
näiteks sama asi selle AfD sooviga AfD-d keelustada tekitavad poliitikud nii-öelda iseendale probleeme, sest selle asemel, et rahulikult rääkida antud teemadest, et leida mingi konsensus, ei, toimub ideoloogia keelamine ja noh, sellega kaasnevad omad probleemid. Aga jah, seadus luuakse nagu päris probleemi jaoks, siis tekib institutsioon, mille töö sõltub sellest, et seda probleemi nagu leitakse järjest rohkem ja rohkem, sest siis saab rohkem raha küsida, siis saab rohkem võimu, siis saab rohkem inimesi tööle võtta, et selle probleemiga võidelda. See ei ole nagu vandenõu. Vahel on see lihtsalt bürokraatia, mis leidis, kuidas ennast nagu elus hoida. Aga jah, ideoloogia ei sure tingimata siis, et kui inimesed seda nagu hakkavad vihkama. Vihkamine tähendab endiselt nagu selle peale kulutates energiat, tähelepanu. Inimesi mobiliseeritakse selle vastu. Toimub mingisugune liikumine. Ideoloogia saab vastaste vihast toituda. Vaadake, nad kardavad meid. Vaadake, nad keelavad meid. Vaadake, kui võimas meie idee peab olema, et nad kõike seda teevad meie vastu. See on see põhjus, miks AfD ja mingisuguste ideoloogiate keelamine ei too seda tulemust, mida soovitakse. Märtrid, moraalne paanika ja keelud annavad liikumisele elu juurde. Ideoloogia tegelik surm saabub siis, kui inimesed lõpetavad hoolimise sellest ideoloogiast. Kui loosung ei tekita enam aukartust, kui vana sümbol ei šokeeri, kui aktivisti kõne tundub lihtsalt väsinud ja etteaimatavana. Kui inimesed lõpetavad koosolekutel nii-öelda tulemise, raha annetamise ja rituaalidest osalemise, hakkab ideoloogia tühjenema. Ta ei kao suure lahinguga, ta jääb lihtsalt järjest nii-öelda tühjemasse ruumi väiksemale auditooriumile rääkima oma mõtte. Näiteks need looduskaitsjad, kes käivad seal teid blokeerimas ja pilte maale nii-öelda värvipotiga või mingi muu asjaga üle vahteldamas või loopimas. Nad tekitavad ainult, inimestel on ükskõik nendest, et neil on lihtsalt ükskõik juba. Et käis seal midagi värvis, jah, nõme tüüp, loodan, et pannakse vangi ja rohkem ma ei mõtle sellest. Kõik, niimoodi kaob see ma ei tea isegi, kas on roheline liikumine või mida nad seal propageerivad, sest mind ei huvita enam see. 5-6 aastat tagasi oli see uudis. Mingisugused noored läksid sinna Luuvri, kallasid mingi, ma ei tea, Mona Lisa üle või mida iganes. Ja see oli uudis. Nüüd, see on täpselt 2-3 sekundit uudis, siis ma unustan ära, sest ei huvita. Ma olen seda näinud, ma olen seda kuulnud, see ei ole enam huvitav. Aga jah, siin tekibki see paralleel nagu tänapäevase woke ideoloogia, identiteedipoliitikaga ja see DEI-süsteemiga. Et ei ole nagu kommunismiga üks ja sama asi. Korporatiivne koolitus ei ole nii-öelda kulag, kuhu kulakuid saata. Nii-öelda asesõna e-kirja, allkirjas ei ole salapolitsei, ebameeldiv personi koosolek ei ole nagu sunnitolaar. Kui me nüüd asju üks ühele võrdustame, muutub kogu võrdlus nagu mõtetaks, nõrgaks, naeruväärseks. Aga mehhanismid võivad olla väga sarnased. Hoolimata sellest ideoloogid on erinevad ja töötavad erinevad. On nende sisemised mehhanismid sarnad. Õige sõnavara muutub lojaalsuse märgiks. Institutsioonid hakkavad kasutama samasugust keel nagu need ideoloogid. Eriarvamus ei ole enam lihtsalt eriarvamus, vaid moraalne puudus. Ettevõtted võtavad ideoloogia omaks mitte alati sellepärast, et juhtkond sellesse sügavalt usub, vaid sellepärast, et aktivistide rahuldamine tundub nii-öelda väiksema riskina. Ühel poolel on organiseeritud inimesed, kes kirjutavad kaebusi, korraldavad kampaaniaid ja nõuavad vallandamist. Teisel pool on nii-öelda vaikivad kliendid, kes alguses lihtsalt pomisevad ja ostavad nii-öelda toodet edasi.
riski vältiv ettevõte valib loomulikult poole, mis tundub ohtlikum. Ehk siis nad valivad nii-öelda aktivistide poole. Ja see kestab seni, kuni nii-öelda vaikiv klient hakkab kas oma rahulolematust näitama, sellega, et ta toodet näiteks ei osta, või siis sellest, et ta hakkab oma ideid propageerima. Ja kui ideoloogiline turundus hakkab nii-öelda vähendama müüki, kahjustama kaubavärki või lõhestama tarbijaskonda, muutub nii-öelda ettevõtte siseline arvutus, ütleme, majanduslik arvutus. Eilne moraalne kohustus muutub tänaseks nii-öelda maine probleemiks. Ja ettevõte, mis eile kinnitas oma igavest pühendumust väärtusele, mingisugustele väärtustele, ideoloogilistele, leiab üsna kiiresti uue kampaania ja turvalisema nii-öelda loosungi. Näiteks siin võin ma esitada teile küsimuse, et kui kaua te arvate, et lääne ühiskonnas kestab see ettevõtete Pride Month, see on see juuni või juulikuu, ma ei mäleta, kus nad panevad kõik oma Facebooki kontodele sinna vikerkaari lipud ja kinnitavad seda pühendumust nii-öelda sellele ideoloogiale. Mis te arvate, mitme aasta pärast need lipud kaovad ära? Mitte kohe nagu täielikult, aga ütleme niimoodi, et enne ettevõtted panid mingi terveks kuuks, vahetasid oma värve. Võib-olla tulevikus on ainult mingi 9 nädalaks, seda on 1 päevaks. Ja siis põhimõtteliselt keegi üldse ei hakka enam oma lipuvärvikesi Facebookis või YouTube'is või kuskil mujal Twitteris muutma. Sest ei ole enam kasulik majanduslikult. Siin tuleb teha üks muidugi oluline täpsustus. Ideoloogiline kontroll ei ole nagu vasakpoolsete leiutis. Kui poliitiline parempool on olnud tugevam, on olnud võimul, on ta kasutanud samu mehhanisme teistsuguse sõnavaraga. Religioon, patriotism, traditsioon, rahvuslik julgeolek, perekondlikud väärtused võivad samuti muutuda lojaalsust teisteks. Mäletate küll, mis ta oli 90-ndatel, oli see rock-muusika ja metal-muusika on saatanast, mis seal olid Pokemonid ja muud siukesed multikad, mis Jaapanist tulid ka saatanast. Täpselt sama asi, lihtsalt nii-öelda teiste inimeste poolt. Vasak ütleb, et vasak poliitiline pool ütleb, et tsensuur on vajalik vähemuste kaitsmiseks. Parem poliitiline pool ütleb, et tsensuur on vajalik rahvuse, usu või julgeoleku kaitsmiseks. Õigustus muutub. Võimuinstinkt jääb samaks. Inimesed ei vihka alati rõhumist ennast. Mõnikord vihkavad nad lihtsalt seda, et tööriist on nii-öelda teisel poliitilisel poolel. Aga jah, kuidas siis nagu kommunismi päriselt võita? Kommunismi vastu ei piisa lausest, et kommunism on halb. Noor inimene ei küsi nagu miks. Talle tuleb selgitada mehhanism. Kujutame ette klassiruum. See on üks vana hea näide, aga see on siiamaani üks parimatest näidetest. Kus klassiruum, kus õpetaja otsustab, et kõik saavad kontrolltöö eest klassis keskmise hinda. Ehk siis, kui kõik teevad 5 peale, saavad kõik 5. Kui enamus teevad 5-4 peale, siis kõik saavad sealt 4,5. Midagi sellist. Üks õpilane õppis ja sisuliselt oleks saanud 5. Teine ei õppinud ning oleks saanud nii-öelda läbi kukkunud, oleks 9. Ja nii-öelda klassi peale kokku leidi, et kõik saavad 3. Sest see oli aritmeetiline keskmine. Järgmisel korral õpib esimene vähem, sest ta saab aru, et tema pingutuste tulemus jagatakse niikuinii teiste vahel. Ja ka teised jõuavad samale järeldusele. Milleks õppida, kui teised seda teevad sinu eest. Ja niimoodi langeb keskmine hinne. Kuni lõpuks kõik hakkavad koolis läbi kukkuma. See ei tähenda, et ühiskond ei peaks nõrgemaid aitama. See näitab lihtsalt, et süsteem, mis
lahutab pingutuse tulemusest, muudab inimeste käitumist. Samamoodi tuleb rääkida võimust. Kui annad riigile õiguse võtta varagrupilt, keda sa ei salli, saab järgmine valitsus kasutada sama mehhanismi sinu vastu. Kui lubad keelata idee, mida vihkad, või loob tööriista, millega saab hiljem keelata mingid ideed, mis sulle meeldib, siis tea, et kui võim vahetub, ja ta ilmselt vahetub, siis seda kõike saab kasutada sinu vastu. Ja ilmselt ka kasutatakse. Vabadus ei ole oluline ainult siis, kui võimul on inimene, keda sa usaldad. Vabadus on oluline just siis, kui võimul on inimene, keda sa ei usalda. Kommunismi parim vastumürk on ajalooline teadmine. Mitte ainult juhtide nimed ja ohvrite arvud. Inimesed peavad mõistma, kuidas süsteem argielus töötas. Kuidas töö sõltus lojaalsusest. Kuidas usaldus kadus, sest iga inimene võis olla informaator. Kuidas kaupade puudus tekitas altkäemaksu ja tutvustas süsteemi. Kuidas riik kontrollis tööd, liikumist ja omandit. Kuidas võrdsuse lubadus lõi uue eliidi. Kuidas keelt kasutati mitte asjade selgitamiseks, vaid kuulekuse näitamiseks. Kui inimesed neid mehhanisme tunnevad, ei ole vaja kommunistlikku raamatut keelata. Las nad loevad, las nad võrdlevad lubadust reaalse tulemusega. Las kommunismi toetaja selgitab, kes saab õiguse vara ümber jagada, kuidas ta inimest kontrollitakse ja miks ta peaks võimust hiljem vabatahtlikult loobuma. Ideoloogia nõrgeneb siis, kui moraalne udu asendatakse konkreetse küsimustega. Aga lõpetuseks, mis ma ütlen? Kommunismi ei tohi unustada, sest kui ajalooline mälu kaob, tuleb ta tagasi uue kujunduse, uue brändiga, uue põlvkonna ja vana lubadusega. Et seekord teevad õiged inimesed kõik õigesti. Aga kommunismi ei tasu muuta keelatud müüdiks. Keelatud idee tundub põnev. Hästi õpetatud läbikukkumine tundub lihtsalt vana veana, mida pole mõtet korrata. Ja eks meie nüüd noored hakkame seda uuesti tegema, siis me teeme kõik õigesti. Ja sama võib juhtuda näiteks woke ideoloogika. Seda ei pea keelama. Ma räägin sellest, kui tuleb uus võim, neid siin kogu aeg hirmutatakse, et nüüd tuleb parempoolsed tulevad võimule ja siis tuleb nüüd uus fašism Euroopas ja nii edasi, aga jah. Ühesõnaga, kui parempoolsed tulevad võimule, siis teage, et woke ideoloogiat ei pea keelama, ühtki ideoloogiat ei pea keelama. Ei pea looma uusi mingisuguseid ei pea inimese struktuuridest puhastama ega vahetama ühe poole ühe tsensuuri teise vastu, et ennem tsenseerisime ühtesi, nüüd tsenseerime teisi. Palju tõhusam on dokumenteerida, õpetada ja selgitada. Kuidas õige sõnavaramutus lojaalustestiks, kuidas bürokraatia tõi endale töökohad ja eelarved. Kuidas moraalne surve asendas argumenteerimise. Kuidas institutsioonid hakkasid kordama lauseid, mida sageli ei uskunud isegi nende enda töötajad. Üks hea näide on ka näiteks inglaste, kes ta on health, issand jumal, tervishoiusekretär, mida iganes, mingi kõrgametnik, James Murray, kes aastaid rääkis, et transnaine on naine. Nüüd seoses viimase ma ei tea, ütleme inglaste poliitilise ebastabiilsuse või ka väikeste ümberarvutustega, mis seal poliitilises ringkonnas Inglismaal toimub, on kõrgeametnik järsku otsustanud, et ei, enam transnaised ei ole naised. See on inimene, kes väga tugevalt kordas kordas seda ideoloogilist sõnavara.
Siin on. Do you think a woman can have a penis because you did previously? It's an important question for a health secretary to answer. No, I don't. So you've changed your mind? Yes. Well, hang on a second. You can't just say that yesterday you believed women could have a penis, but today you've decided they can't. It's not like changing your mind on whether to holiday in Europe or the US. See on lihtsalt üks näide sellest, kuidas antud näide näitab sellest, et inglaste riik, valitsus toimub sarnaste ideoloogiliste mehhanismidega. Üks päev oli valitsuselt ette antud käsk, transnaised on naised. Nüüd peale poliitilist ebastabiilsust, mis neil toimus seal peaministriga, mis neil toimus nende migrantide, mitte migrantidega, seal oli ka valgeid, nii et ehk siis lihtsalt seksuaalkuritegude rühmitustega. Ma ei tea seda paremat sõna, tegin video ka sellest. Ilmselt peale seda algas sükene väike ebastabiilsus inglastel. Vahetati ka see peaminister. Ja nüüd tuleb uus käsk ülevalt alla, et ei, nüüd transnaised ei ole naised. Sellepärast, et nii-öelda muutus poliitiline vaade. Kui see oleks midagi, mida see inimene päriselt usuks, siis me ei oleks antud situatsiooni, siis ta oleks edasi olnud, et mulle öeldakse niimoodi, aga mina ikkagi usun, et transnaised on naised. Ehk siis lihtsalt näide sellest, kuidas ideoloogia toimub nii-öelda valitsuse tasandil. Aga jah. Aga ma ütlesin, et kuidas kommunismi vastu nagu võidelda, ei ole vaja keelata, kuidas ideoloogia vastu võidelda, ei ole vaja midagi keelata, on lihtsalt vaja dokumenteerida, õpetada ja selgitada. Kuidas õige sõnavara muutub lojaalsustestiks, siin on näha, transnaine on naine, oli eelmise poliitilise võimu nii-öelda lojaalsustest. Nüüd poliitiline võim muutus. Nüüd on uued sõnad, uued laused. Kuidas bürokraatia lõi endale töökohad ja nii-öelda pidevalt suureneva eelarve? Kuidas moraalne surve asendab argumenteerimise? Näiteks jällegi, transnaised on naised. Oli eelnevalt valitsuse moraalselt survestatud mõte. Nii peab mõtlema. Ei mingit argumenteerimist, ei mingit omat mõtlemist. Lihtsalt korda seda, mis ma ütlesin. Kui tulevad parempoolsed võimule, siis neil tekivad mingisugused oma sõnad. Nagu ma kordan, nagu ma ütlesin, see ei ole ainult ühe poliitilise poole. See on mõlema, see on kõikide poliitiliste poolte nii-öelda mitte eripära, aga see on omadus, mehhanismid. Jah, mehhanismid on üldised. Lihtsalt, kui paremad tulevad võimule, teised poliitilised parteid tulevad võimule, siis neil on omad ideed, aga mehhanismid jäävad sarnased. Kuidas institutsioonid nagu hakkasid kordama lauseid, tuleb näidata, mida sageli ei uskund isegi nende enda nii-öelda töötajad. Väga hea näide on siin inglaste oma. Ja kuidas liikumine kaotas legitiimsuse, kui päris probleemist sai ettekääne, raha, staatuse ja kontrolli kogumiseks. Praegu Euroopas on see selleks nii-öelda laste kaitsmine. Laste kaitsmise alla kogutakse praegu kohutavalt raha, erinevaid ettekäändeid ja erinevad nii-öelda mehhanisme, kuidas suurendada kontrolli inimeste üle. Kasutades ettekäänet, et nad kaitsevad. Ja kui inimesed tunnevad ära mehhanismi, siis suudavad seda tuvastada. Siis need poliitilised loosungid kaotavad oma jõu. Õige fraas ei ole enam mingisugune salajane parool. Korporatiivne deklaratsioon ei tekita enam mingisugust aukartust.
järjekordne aktivistlik kampaania tundub lihtsalt mingisuguse nõnda vana värgina, mida me oleme kõike näinud, kõike kuulnud, lihtsalt mingi uue probleemiga tuli välja ja kõik muu on sama. Ideoloogia muutub igavaks ja see on talle palju ohtlikum kui selle keelamine. Sest ideoloogiad ei sure alati vihkamisse, mõnikord surevad nad lihtsalt sellesse, et inimesed saavad neist aru, mäletavad ajalugu ja lõpetavad lõpuks hoolimise selle teema üle. Jätke meelde, lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil on.